Aastast 1776 on Eestis tehtud klaverid. See on üks pikemaid kultuuritraditsioone ja tänaseks on ainult üks klaverivabrik järgi jäänud. See on Estonia klaverivabrik, kus on suurepärased meistrid, kes teevad käsitööna väga pühendunud, väga häid klavereid. 2 inimest monteerivad seda kõlalauda peale. Selle paigaldus ja kõik pärast, kui see steek tuleb siia kohale paigaldada ja liimida, see nõuab väga pikka aega õppimist. Et see nii lihtne ei ole. Mul on siiralt hea meel, et just meie inimesed ja muusikahuvilised lapsed, õpetajad saavad sellise pilli peal muusikat teha, rõõmu tunda, õpetada kõla ilu, kõla värve, erinevaid toone, varjundeid ja samas teha seda väga tundliku klaviatuuriga. On suur väärtus, kui ühel koolil on ilusas saalis heal tasemel klaver. See annab võimaluse arendada nii kooli muusikaelu või kutsuda esinema tippinterpreete väljaspoolt. Sajandeid on püütud klaverit panna laulma, tekitada sellist heli, millel on väga pikk kandvus. See on omaette suur oskus. Ma loodan, et me ise oskame väärtustada seda kultuuri, mida meie meistrid siin edasi kannavad. On väga oluline, et Eestil oleks midagi maailmasse pakkuda. Igal pool, kus oli vaja Eesti kultuuri esindada, ütleme vanal ajal Moskvas, siis klaver oli see, mis andis selle ilme Eesti esindusele ja selle oma pärale. Mul on suur rõõm ja au anda 1. septembril esimene kontsert Kohtla-Järve gümnaasiumi uuel Estonia kontsertklaveril.